Mäng algab Rakvere kunstispordistaadiumil 19:00. Marko Pärnpuu 1-1 viik Rakverest. Oli võitlust, oli kirge, oli põnevat mängu. Kas selle resultaadiga jääte teie peatreenerina rahule? Ütleme nüüd, eks seda tuleb uuesti vaadata seda mängu, aga esimene emotsioon on see, et kuna see esimene poolega oli nagu puhtalt meie mäng ja teine poolega oli Rakverel nagu päris mitu väga head võimalust, et siis justkui nagu see viik on nagu see tulemus, mis võib-olla on aus. Aga jah, ütleme, et eks võita tahab alati igaüks aga üldjoontes ma arvan, et see tulemus on selline. Päris rahul ei ole, aga ma arvan, et ta on selline aus.
väga palju realiseerimata võimalusi mõlemal meeskonnal on ilmselt märk sellisest pingelisest heitlusest. Jah, et kõva võitlus ja noh, momente jah, et tõesti, et see paistis täna eriti silma, et meil esimene poole mitu nagu väga head võimalust, mis me löömata jätsime ja Rakvere teine poolega. Jah, et eks ta on jah, võib-olla, et seda pinget ja närvilisust oli siin päris palju, et siis noh, ma ei arva, et see nagu mingi vabandus on, aga noh, eks meil oli nädala jooksul 3. mäng ka, et teisel poolel võib-olla mingi hetk me natukene ikkagi see kumm sai tühjaks, et aga noh, see on paratamatus, sellega tuleb hakkama saada. No mõlemad võistkonnad on hooaja alguses turniiritabeli 3 parema seas, kas see positsioon, mis hetkel kätte võideldud, on ootuspärane? No positsioon seal voorult seal veel nii väiksed vahed, et muutub, aga mis mulle meeldib, on see, et me oleme nüüd siin viimase 4 vooruga ikkagi oma mängus nagu suutnud päris palju selliseid asju teha, mida me oleme trennis harjutanud ja mida me tahame näha mängudes, ja noh, kui me neid asju teeme ja need asjad välja tulevad, noh, kas või nagu täna esimesel poolajal, kus me saime neid momente just nii-öelda välja mängitud moment, et kui me neid teeme, siis üldjuhul tuleb sealt väravaid ka ja sellest saab punkte ja siis see positsioon seal taabelis ja punktide arv selgelt peegeldab ikkagi seda hetkeseisu, et praegu võib-olla positsioon nii palju mitte, aga need punktid näitavad ära, et mis seisus sa siis oled. No Kalevi keskmine vanus täna nendel meestel, kes väljakul käisid, oli 22 aastat midagi ja mõned kuud peale. Kui palju on meeskonda värsket verd tulnud 2 hooaja vahel? Värsket verd väljaspoolt on tulnud iseenesest üpris vähe, et meil on selliseid, kes eelmine hooaeg meiega ei olnud, et Hans Hansberg ja Makarov, kes tulid ja Nagel ka, aga me oleme natuke sealt enda duublist ja ütleme, noored on näidanud, et nad tahavad ja mängivad ja vanad peavadki toetama, et nii väljakul kui moraalselt, et praegu see kooslus on selline, et terve meeskonna, et mitte ainult need, kes täna väljakul käisid, aga see kooslus on selline, et see klapp on nagu okei ja ma ütlen, et ega seda, et saavutada sellist mängu, nagu me mängida tahaks, et siis see protsess on ikkagi selline pidev, et ega ta meil valmis ei saagi, et nagu Tallinna linn. Ja klubi hooaja eesmärk? See on küll selline kulunud ja klišeene väljend, aga me tõesti liigume nagu mängult ja nagu ma enne ütlesin, et see punktide arv seal, kui 36 mängu on mängitud, et ta näitab ära, mis seisus sa oled ja et see tabel, need 36 mängu peegeldavad see hooaja ära, et meil sellist konkreetset ei ole, aga niimoodi tahaks lõpetada ikkagi seal tabeli esimeses pooles ja kes siis kas eespool või tagapool, et seal iseseisvad klubid või duublid, et seda on praegu nii raske ennustada, et aga loomulikult me tahame ikkagi igat mängu nagu minna võitma ja paremini mängima kui eelmist ja ma usun, et selline suhtumine ja selline töö toob meile need punktid ka. Ja kui hooaja lõpus on Kalev joone peal, mis näitaks Premium-liiga pääsu, kas oleksite selleks valmis? Ega vist, see käib vist nii, et kõigepealt on emotsioon, et saime, siis saabub reaalsus, et on päris keeruline ja siis see igapäeva elu, et me ei ole päris nii kaugele mõelnud, aga ma usun, et ega me nagu ära seda kohta ei ütle, et kui me selle kätte võidame, siis me ka Premium-liigasse läheme. Hooaeg on pikk ees, palju edu teile ja järgnevateks mängudeks. Aitäh! Артем, сперва позволь мне тебя поздравить. Ты лучший игрок команды Тарвас в марте. Ты доволен? Да, я очень доволен. Как ты чувствуешь себя в новом команде? Отлично чувствую. Первые игры было сложно еще. Сейчас мы уже с коллективом лучше общаемся и подружились. И взаимодействие на поле тоже есть. А о сегодняшней игре пару слов. Сегодня было 2 разных тайма.
Первый тайм был полностью за Таллин Калев. Они играли лучше, у них было больше моментов. А второй тайм мы смогли собраться и я считаю, что выглядели лучше. И могли даже выиграть, я считаю, что... Ну, может, 1-1 по игре сегодня, но я думаю, что мы могли победить. Сереге не повезло 2 раза, перекладина была, ну... Сезон начинался довольно хорошо, можем сказать. Мы заняли 2 место на турнирной таблице. Как ты сам чувствуешь? Есть ли у нас сил, чтобы еще выше подняться? Ну, я считаю, что есть, только тренироваться нужно больше. Вот, и для того, чтобы занять призовые места, я считаю, нужно много работать. А потенциал есть, и первые игры об этом говорят. У нас была только одна плохая игра с Флорой. Остальные игры, я считаю, что мы провели на высоком уровне. Как ты доволен с болельщиками? Чувствуется поддержка? Да, чувствуется, особенно на домашних матчах. И хочется, чтобы они приходили и болели за нас. А мы все сделаем, чтобы радовать их победами. Спасибо тебе, Артем, и успеха. Да, спасибо.